Tere sõbrad, endist viisi sajab vihma, nagu me eelmises saates ütlesime, et sajab vihma, sina ütlesid, et väga tore, et sajabki vihma, ei ole tegelikult tore. Enam nii tore ei ole, sest et see nähtus on isegi niimoodi, et ei saja vihma, vaid kallab vihma. Väga tüütu, aga see eest on asju, ongi jälle väga palju ja näitemaksed, me ei räägi ainult telefonidest, no sul on telefonid ka muidugi siin. Me ei räägi ainult telefonidest, meil on ka telefonid, aga siin on veel sellised asjad, veerev ämblik, hüppav sumonoid ja samal ajal on ka suured asjad ehk Gauss Wheel Spirit Stage 3 Gen 1. Kes on vaadanud Üksratta saateid, see võib-olla tunneb huvi selle asja vastu, sest seal ei ole mootorit, aga sellest räägime teinekord. Kõigist neist asjadest räägime teinekord, välja arvatud nendest asjadest, millest me räägime täna ja need asjad, millest me räägime täna on olulised. Jaa, Samsungi uued tahvlid alguses tunduvad võib-olla, et kuidagi nagu igavad või... Jälle Samsungi tahvlid, no milleks need? Aga samas ongi võib-olla põhjust vaadata, kas nad on jõudnud nüüd nii kaugele, et näiteks peaks ostma just nimelt uue Samsungi tahvli, mitte uue iPadi. Mul on selline tunne, kui ma seda Samsungi tahvli kätte võtsin, et nagu mulle oleks kantud Koreast võib-olla mingisugune suurem summa raha üle. Et ma lihtsalt võtsin kätte selle ja ma tundsin kohe, et see meeldib. Nagu tekkis selline tunne, et see seade on nagu meeldiv. Ehk et ta on nagu käes on tore, ta on hästi ehitatud ja nii edasi. Kuidas sulle esimene mulje oli karvist välja võttes? Mul ei olnud karpi, pean tunnistama, et ma võtsin ta lihtsalt välja. Kotist? Jah. Panin ka tööle. Nagu sa näed, eks ole, minul on lausa selline kuldsete servadega valge versioon, mis läheb kokku minu tänase riietuse valikuga. Pidžamaga. Jah, just. Ja ilmselt meeldib kindlasti sellistele inimestele, kellele meeldivad valged asjad, millel on kuldsed servad. Et ma ei saa ka midagi halba öelda. Siin on hästi erinevaid arvamusi olnud selle nagu värvivaliku osas, et siin ma olen mingitest tehnika niisugustest portaalidest lugenud seda, et on jäetud kõrvale selline klassikaline must, ehk et on ka valge, siis sellel mudelil kuldse äärega ja siis on selline pronksikarva, mis siin muudab värvi ja teeb mingid igasugused asju ja äär on samamoodi kuldne, ehk et on musta ei ole, ehk et võib-olla see on saatuslikuks saanud selle mudeli valikule. Minu arust on jumala tore, et ei ole musta, sest et kõik asjad on mustad ja igavad. Disain on kena, need kaaned käivad siit väikse jõu tulemusena ära tegelikult, eks ole. Siis jääb järgi täitsa sükene väga sihvakas. Mina tahan ka seda teha, sest et ma alguses kartsin, et ma lõhun selle seadme ära. Ma tunnistama, et ma esimest korda näen nii nutikat lahendust, kuidas pannakse kaaned külge. Et siin on sellised pisikesed nupukesed, mis kaovad siia seadme sisse ja siia siis läheb siis kaana küljes olev pisikene plastiknupukene ja ta jääb siia nii tugevat külge, et mina esmakülgul mõtlesin, et see ongi siin reaalselt nagu küljes, et selle saagi ära võtta, mis tundub nagu näljaks. Julge väga kangutada, siis läheb katki, eks ole. Et kaaned on väga ilusad. Kvaliteedihõng on tunda ja mõnusalt püsib käes ka, kui kaant ei ole küljes. Räägime asjast siis edasi. Neid on siis 2 tükki, üks on väiksem, 8, midagi tolli, 8,4 ilmselt. 8,4 ja see on 10,5. Ehk et selline pigem siis võib-olla iPad Airi killer võib-olla või? Jah, pigem tahaks sinna nii jõuda. Tahaks sinna nii jõuda, jah. Ja tegemist on siis Tab S-idega. Minu jaoks muidugi, mulle kogu tundub, et see mudeli valik on nii kirju olnud Samsungil kogu aeg, et ma ei tee nagu väga palju vahet, et milline oli. Kas sa tead, mitu Androidi seadet on tehtud üldse kokku? Mingisugune, mitukümmend miljonit ilmselt. Mitukümmend miljonit ei ole, aga selles mõttes erinevaid mudeleid, ma siin ühest teisest saatest kuulsin, oli 16 000 ja 700 tehti eelmine aasta. Nii et meil on veel, ütleme, tööpõld on lai. Tööpõld on lai ja eelmine aasta tehti neid 700, nii et Aga mis on siis nendes seadmetes nüüd kihvtimad, et miks peaks ostma näiteks selle versus siis iPad, et küsida kohe selline konstruktiivne küsimus, et võtta. Kohe ründab. Kohe ründaks kohe. Mina ütlen kohe esimene asjana, miks seda peaks tegema, on see, et kui mul on kodus mitu kasutajat või rohkem kui üks kasutaja sellel seadmel, siis tegelikult on väga mugav luua siia seadmesse erinevad kasutajad. See kasutaja logib ise sisse, kõik tema vaade ja ei rikku ära sinu sellist nagu ülesehitust, millega sa oled harjunud, eks ole. Uue kasutajana peaksin kohe hakkama siis seadistama seda, kuidas ma tahaksin seda kasutada. Ehk et see on üks kihvt asi, mis mulle kindlasti... Põhimõtteliselt nagu arvutil saad teha siis mitu erinevad loginid, nagu sisse logijad. Kõik on erinev, kõik kontod, asjad, eks ole. Teine asi on siis sõrmejälje lugeja, mis on ka S5-l, eks ole. Just. See on siis nüüd ka nendel S-tahvlitel. Töötab ta täpselt samamoodi. Ei saa nagu öelda, et ta otseselt halvasti nüüd töötaks, aga just nimelt võib juhtuda see, et õpetate mingid sõrmejäljed ära ja nüüd, kui
kuidagi siin hooletult seda asja teha, libista aeglasemalt, proovida teist näppu, libistad, siis saabub see teade. Proovige uuesti 20 sekundi pärast. Väga tüütu teade. Nii et Ehk et sa pead nagu käed püksis ootama, et millal ma saaksin jälle kasutada. Ja praegu ei saa ka seda koodi ka panna. Et ma võiks ju nüüd öelda mulle, et palun pane see turvakood. Et siis ühesõnaga see asi, sõrmejälje lugeja puhul mind personaalselt. Milleks sa veel saad sõrmejälje lugejat kasutada? Seda saab kasutada Samsungi konto puhul siin ka asjade autoriseerimiseks. Seal on vist veel paar asja äkki. Aga ma jään küll vastuse julge, et minu arvates ega Google'i konto seda ei toeta, et sa ei saa nendeks seda asja kasutada. Aga kas ma nüüd ei saagi siia siis? Need tuvastused. Õigis asendis, saad peale. Mul on õnnestunud lihtsalt sellega kuidagi enam-vähem hakkama saada, et ta mind kuidagi leiab üles või ma olen seda ühte näppu alati õiges asendis kasutanud. Et sul nagu töötab hästi? Hästi ei tööta. Mind häiris lihtsalt sõrmejälje ühel puhul seda, et näiteks kui rääkida siis nagu nii-öelda konkurendist või siis iPadist. Kellel täna veel ei ole seda, aga ilmselt nüüd tuleb ja teades telefoni puhul on see, et ma ei pea isegi ekraani nagu tööle panema selleks, et sõrmejälge nagu kasutada. See on tõsi. Üks miinus minu arust nagu. Aga muidu iseenesest täitsa töötus ja ootame, et milleks seda veel kasutada saab. Ja no minu kriitika pigem oli just sinna suunatud, et kui ta ei tunne seda sõrmejälge ära, et siis saabub selline ootamisaeg, mis mõnes mõttes on nagu tüütu. Et kuidagi võiks olla. Aga meile meelde oodata. Ei taha üldse oodata tahad, et ilmuks kohe väga kireva värviline pilt, mis siia ekraani peale tegelikult tekib. Sest tegemist on nüüd OLED ekraanidega, nad on 2500 ja ühesõnaga see sama 4x HD. 4x HD. Väga terav mõlemad kus juures. Kui me ekraani juurde jõudsime, siis ekraan on erakordselt mõnus. Pimedas lugemisel kõik need toonid, asjad on ilusti paigas nagu ja minu arust on ta hästi kihvt nagu ja terav pilt on, et ei saa jah, siin seadetes muidugi pilt on erakordselt värviline ja tegelikult saab seda muuta, et siin samas ongi kohe ekraanirežiim. Mina olen pannud hetkel AMOLED foto, kui panna ta nagu kohastuv kuva, siis ta on ikka kohe ka väga-väga värviline. Kriiskab silma. Väga, aga saab panna ka täitsa see põhiline, ma ei tea, mis iganes võiks olla põhiline on igal juhul kõige leebem režiim. Ja siis, kui on põhiline režiim, siis värvid enam nii põhilised ei ole. Siis on see pilt palju mõnusam ja selline silmasõbralikum. Aga sees on ikka vist uus Android, olemas ka siis power saving mode, millega ma proovisin ja aku täislaadida näitas mulle 46 päeva ooteaega. Päris kihvt tegelikult, et võid kasutada mustvalgelt siis oma seda tahvlit nagu kuu aega niimoodi, et sa ei peagi laadima võib-olla. Ja aku peab tõesti hästi vastu. Muidugi on ka kiire. On ka vähemalt tänases mõõtkavas ikka nii kiire küll olla saab. Näitajad on kõik põhjas, 3 giga RAM-i, korralikud protsessorid, kõik asjad nagu peaksid töötama väga hästi. Ilmselt on ainukene probleem selles, et Android iseenesest ei ole võib-olla nii tahvlisõbralik, kui ta võiks olla. Ehk et mingid asjad ikkagist ei avane võib-olla nii kiiresti, kui sa oled harjunud, et kui sa oled iPadi pealt tulnud ja siis kasutad seda Androidi tahvlit, siis kohati on mingisuguste funktsioonide puhul asi ei tööta. Aga samas ikkagi segan nüüd vahele, et kiirusega ikkagi kohati on sellist, see pilt nagu hakib niimoodi, mida ta ei tee iPadi peal. Et olgu, et kiirust on palju ja kõike on palju. Aga see ongi kõik tarkvaras, nagu ma ütlesin. Jah, et on selliseid hetki, kus tunned, et midagi ei ole päris see, aga üldiselt on ta nobe. Aga multitaskinguks sobib väga hästi, et kaasas on kohutavalt palju igasugust kraami selles seadmes, alustades PC remote'ist, korralik Office ja üks väga kihvt asi tegelikult uutel nendel seadmetel on SideSync. Ehk et SideSync on selline asi, et kui sul on olemas näiteks Galaxy S5, siis on sul võimalik oma telefoni juhtida iPadi ekraanilt, mis on minu arust väga nagu lahe funktsioon on see, et mitte näiteks... iPadi või? Ei, ikka tahvli või? Ma ütlesin iPadi või? Jaa. Ma väga vabandan. Ei, mingi iPadi. Galaxy Tab S 10.5 ja seda on sul siis võimalik kasutada oma telefoni juhtimiseks, milleks võiks olla siis Galaxy S5 telefon. Just, mitte S4, vaid S5 telefon. S5 just. Okay. Ja väga mõnus on siis, kui sul telefon on teist toas laeb, saad siit telefoni juhtida. Kahjuks meil teatud põhjustel ei ole seda telefoni siin kohe näidata, aga võimalik on kõnesid alustada, lõpetada, põhimõtteliselt kõike teha, mida telefoniga on võimalik teha. Minu arust väga tore. Natukene kuritahtlik ikkagi on Samsungi puhul, et võiks lasta seda
nagu vabamaks, et see võiks ju töötada teiste Androididegagi või noh, et ta väga nagu üritab kuidagi siduda kasutajat siia oma asja külge, noh, mõnes mõttes mõistetav, aga... See on hea õpetaja on olemas ju, üks suur ja valge õunaga. Eks ta natukene on jah, aga ei, loomulikult. Et sellest on mõnikord kahju, sest Samsung teeb viimasel ajal päris toredaid asju, aga tõesti väga omas maailmas ta pressib kõiki neid asju. Kui sa rääkisid siin kaasa tulevatest asjadest, siis ka Dropbox on selline asi, mida võib mainida, et 50 giga saab ju kohe põmdi kasutaja ruumi. Just paariks aastaks saad endale 50 giga, seda ruumi pakutakse erinevate seadmetega. Ja üks väga kihvt asi tegelikult on veel, mis nüüd on hästi tööle hakanud minu arust, on MyFiles. Ehk et sul on võimalik siis näha kohe Androidi sees erinevate kontode küljes olevat infot. Ehk et kui sul on olemas Dropbox, paned seal ilusti külge, on sul mingi Office'i konto siin või apps, ma ei tea, erinevad sellised nagu tarkvarad siis, mis salvestavad siis midagi, pilti, dokumente, heli, ükskõik mida nagu, et sul on võimalik seda siis kohe ilusti otsida ja sul on kategooriates nad kirjas, mida sa viimati alla laadisid ja loomulikult ka siis seadme enda sisu on võimalik vaadata kohe. Nagu file manager, ütleme, siis oli... Täpselt nagu Total Commander vanasti oli, saad kohe ligi. Üks miinus on muidugi see võib-olla, et sa ei pääse oma seadme süsteemifailidele ligi, aga kes sinna tahaks ligi pääseda nii väga. Muidugi multitaskingust rääkides vist kohe, kui sa nii teed, eks ole, siis ilmubki siia. Et see on nagu ikka, et see pole enam midagi uut, eks ole, et see on selline töötav asi ja minu arust töötab ta väga hästi, et kui... Saad siis panna siin mitu asju kõrvuti nii-öelda lahti, eks ole. Just, plussika. Ja nüüd siis sikutad siit. Just. Ja see on täitsa mugav on kasutada niimoodi, et kui sa oledki YouTube'is või kuskil mingis keskkonnas tahad väikest videot vaadata, siis su avaneb see video siia kõrvale, vaatad ära ja paned selle akna uuesti kinni ja siis tegeled oma asjadega edasi. Suure rõõmsa krokodili näoga mehike on siin või mehikese näoga krokodil. See on väga äge variant. See on väga äge variant, see oleks kõige ägedamaid üldse ja mina vaimustasin kodus pooleks tunniks niimoodi, et ma tõesti laskusin selles programmi niimoodi, et... Ehk siis sul on ta inglise keeles, eesti keeles on ta siis lasterežiim, jah? Lasterežiim, jah. Sellised kingipakid muides tekivad siia, sa saad siia määrata siis lastele asjad, mida nad vaataksid ja siis, kui on need rakendused, mis siia on pandud, siis kingipakki avades ERR avanes näiteks, tarkade laste jaoks ikkagi. Assoo. See on ilma teada. Et sa võid siis aeg-ajalt midagi, ütleme need, et kingitused ära kaotada ja uuesti panna. Ja siis vaatad, mida huvitavat siit tuleb. Saab ka Leafiga ühenduda. Aga siin on igast lustakaid asju, jah. Nagu näiteks, sa oled vist rohkem isegi kursis sellega, mis siin on. See oli midagi väga, väga lustakat, jah. Ega siin... Ja, siit saab kohe, nagu ma saan teha uue intro saatele. Tere sõbrad, tänases saates räägime... Ütleme niimoodi, et mängimisrõõmu nii vanematele kui ka noorematele ja ma ei tea, kas seda nüüd on vaja, ma tegelikult... No, väga äge. Tere sõbrad, tänases saates räägime... Tere sõbrad. Aga nii see juhtub. Ja tegelikult tekibki küsimus, et kas seda kõike on reaalselt lastele nagu vaja, aga ütleme nii, et ega me vist ei saa üle ka ümber sellest. Tahvlit tulevad väga varakult kasutusse. Mis selle lasterežiimi puhul muidugi siin igasugust asja on siin muidugi veel, aga mis on tore on mõnes mõttes ka selline nagu vanema järelvalve on siis selle nimi, kuidas mul see PIN-kood praegu siin oli, panete 4-kohalise koodi, eks ole. Ja siis on siin võimalik hakata ikkagi piltlikult luurama oma lapse järgi. Iga päev mänguaja piirang näiteks. Saab predigeerida, palju lapsi võib mängida. Nii. Et tegelikult omamoodi nagu annab kohe ka ikkagi vanemale võimaluse mingit kontrolli hoida asjas. Ja siin on näha, et need rakendused, mida saab siis panna, eks ole, mingid meediumid, mida laps tohib selle tahvliga teha. Et kõike seda saab tegelikult küllaltki kui sa nagu viisakalt rääkides ei suuda seda selgeks teha, siis võiks seda isegi nagu programmiliselt piirata. Just, ja siit ei saa siis muud moodi nii-öelda välja või tagasi, kui teada seda PIN-koodi või siis kui on juba sõrmehääl või mis iganes, eks ole, autentimise vahend. Ja see
sae ninaga mees siin kogu aeg teeb midagi vaikselt. Teeb midagi jah, selle saemehega saad siin erinevat riidesse panna, toimetada temaga ja ta on selline üsna lõbus veinikene nagu. Saab ka kella vaadata. Mulle lasterežiim mulle väga meeldib. Väga meeldib, mulle ka. Ma tõesti võib-olla kasutaks ka end lasterežiimis seda. Miks mitte? Et paned kõik asjad endale lasterežiimi paika. Miks mitte teed kingipakke lahti? Näed, mis aga üldiselt, Glenn, iPad mini või siis tahvel, kas ostaksid? Noh, kuldne tead ja kõik. Muide siin servases on need SIM, mitte SIM, vaid SD-kaardi pesa ja on ka see versioon, kus käib SIM-kaardi pesa. Just, ehk et siin laua peal on Wi-Fi versioonid, aga olemas ka SIM-kaardiga pesa või SIM-kaardiga versioonid olemas. Aga ikkagist. See on nii pikk teema, kas ma ostaksin, sellest võiks teha eraldi saatesarja. Siin on väga palju asju tegelikult, mis tõesti täna ikkagi on Samsung teinud hästi. Kõik see suur hunnik rakendusi. Et isegi kui sa vaatad seda nagu nende sellist ametlikku, kuidas nüüd öelda, seda pakkumise lehte, mida nad kõik sulle annavad, siis see vist oli 1000 eurode eest saad sa põhimõtteliselt kaasa sisu. Saad. Igast tellimusi, igasugust kraami ja kõik see on nagu tore, aga teistpidi ma olen vale inimene vastama sellele, kas ma ostaksin, et miks ma täna ka oma iPad igal pool kasutan, mul on juba sellist lisavarustust nagu klaviatuurid, sellist kraami. Muideks on saada ka sellele klaviatuur. On ja siia on võimalik juurde panna ka juhtmega klaviatuur ja hiir. Ehk et on olemas selline nii-öelda siis Ütleme siis niimoodi, et igal juhul, kui Samsung ikkagi seda rida jätkab, et asjad lähevad kvaliteetsemaks ja sisu tuleb rohkem. Ja kui sinna iOS tuleb sisse, ja kui iOS tuleb ka sisse, siis ostaks kohe kindlasti, et nad on väga õigel teel ja tegelikult on tegemist ägedate seadmetega. On küll. Ja tõmbame siis tänase saatega Samsungile joone alla. Väga selline kireva värviline joon tekkis ja väga heas mõttes. Et kriitikat me nagu ei teinudki mingil ebaselgel põhjusel. Ma küll proovisin natuke teha, sa segasid kogu aeg, ütlesid, kõik asjad töötavad väga hästi. Ilus pika ninaga krokodill on ja nii edasi. Aga järgmisel korral ja ülejärgmisel ja muudel kordadel siis lendavad ja sumisevad meil need aparaadid ringi ja proovime, kas saame ennast kukkuda katki Gauss Wheel Spirit Stage 3 Gen 1. Thank you.